Järgnevalt räägime natukene slaidide paigutustest. Ehk siis, kui te olete alustanud uue esitlusega ja kindlasti see esitlus ei koosne ühest lehest, vaid neid slaide, lehti on rohkem, siis kõigepealt ma alati saan lisada siit lisamine menüüst uue slaidi. Ja seejärel tuleks jälgida, et paremal pool olevas paanis siin on erinevad valikud, mille hulgast on ka paigutused, mis peaks olema vaikimisi aktiivne. Ja nüüd, kui te olete vasakult poolt siit slaidide loetelust aktiveerinud soovitud slaidi, näiteks mul ongi see teine slaid, siis seejärel siin paremal pool saate te siis valida, millist slaidi te tahate. Ehk siis milline on see vaikimisi paigutus. Praeguseks ta pakub näiteks tiitelslaidi, aga vaatame, siin on näiteks tiitel ja 2 sisu. See tähendab, et te saate ühele poole näiteks panna teksti ja teisele poole näiteks pildi. Siis on selline slaid, kus on näiteks tiitel, sisu vasakul pool ja 2 väiksemat sisulahtrit paremal pool. Nende sisu slaidide puhul võib-olla kõige olulisem ongi just see, kuidas on paigutus nendel kohatäidetel, kuhu te saate niimoodi mugavalt sisse trükkida või siis vastavalt lisada kas mõne pildi või diagrammi või midagi muud. Miks ta on oluline, miks ei ole võib-olla soovitav kogu aeg ise neid joonistada? Põhjus on selles, et kui me nüüd hakkame valima kujundusmalle, siis kõik originaalsed või öelda vaikimisi valitud kujundused, paigutused alluvad ka selle kujundusmalli reeglitele. Näiteks, et siis need kohatäited vastavalt mallile võivad liikuda teistesse kohtadesse, tekst seal sees muutub, värvid muutuvad ja kõik on selline ühtne kujundus. Aga kui te olete ise käsitsi loonud näiteks mõne tekstiboksi ja sinna sisse trükite, siis ta ei allu selle kujundusmalli reeglitele. Nüüd, nende variantide puhul, kus teil on antud ka sisu, on siin sees mugavaks kasutamiseks nupp, et oleks võimalik lisada ka elemente ja näete, pakutakse siin tabeli lisamist kiirelt, diagrammi lisamist, pildi lisamist ja video lisamist. Seda kõike võib teha ka menüüst lisamine, ükshaaval võttes siin näete tabel ja pilt ja video ja nii edasi. Aga siin on nagu selline kiirnupp. Näiteks tahan tabelit lisada, klõps, ütle mitu veergu, mitu rida vastavalt ja sobib. Ja näete, ongi tabel loodud ja just selle koha täite sisse. Nii et sellepärast on see paigutuse valik oluline ja et teil oleks mugavam kasutada, on siia ära toodud ka siis 4 kiirnuppu. Ja paigutused siis pidage meeles alati siin paremal pool ja juhul, kui see midagi muud on aktiivne, siis tehke klõps sõnale paigutused.